Tere ilusat reede hommikut. Võtame siit Kaja maha jälle meil. Testisime mikrofone. Aga täna on meil külas Airi Leon ja räägime siis, kuidas luua seda visuaalset materjali enda ettevõttesse. Et mis on need peamised vead, mida tehakse, miks on üldse oluline selline ka visuaalne storytelling inglise keeles ehk siis selline lugude jutustamine, sest see on ju see, mida me tahame edasi anda, et nagu öeldakse, et kõik me teame, et pilt annab edasi 1000 sõna, on ju, võrreldes lihtsalt tekstiga ja nii edasi. Aga Airi, räägi natukene endast, et kuidas sinu teekond on olnud selle visuaalse poolega? Tere! Mina olen siis fotograafia siis huviline ja õpetaja siis juba 4 viimast aastat. Ja kuna siis foto minu jaoks alati tähendab nagu rohkemat kui lihtsalt nagu ilus pilt. Et ma olen kogu aeg ajanud taga seda, et pilt võiks nagu mingeid emotsioone tekitada, võiks vaatajale mingisuguseid mõtteid tekitada, ehk siis see storytelling on minu nagu fotograafias alati nagu tähtsal kohal olnud. Et ei ole lihtsalt visuaalselt ilus kompositsioon, õiged asjad õige koha peal, vaid et seal taga ongi nagu selline mõte ja et inimestel tuleks see emotsioon siis nagu. Et just toon alati seda näidet, et ma ei ole kunagi selline inimene olnud, kellele väga palju nagu lugeda meeldib, et see ei ole nagu minu DNA-s sees, et samas mul vend on, kes loeb hästi palju ja juba hakkas mingi enne kooli paksusid raamatuid lugema. Aga ma olen armastanud kogu aeg pildiraamatuid vaadata ja ma olen lasknud nagu oma fantaasial siis nende piltide põhjal seal lennata. Ehk siis jah, see pilt räägib rohkem kui 1000 sõna. Ma ei tea, kas see nüüd 100% selle üle ka vaieldakse, et kas see päris nii on ja aga seal on küll mingisugused tõed selles mõttes, et kui on ikkagi väga siis sisukas pilt, mis hästi palju emotsiooni edasi annab, siis ta kindlasti kõneleb inimesega. Et aga me ei saa öelda alati, et iga pilt räägib. Ja mõni pilt räägib ka vastupidises suunas, et just enne omavahel arutasime, et kuidas tänapäeval on tulnud see AI on ju, ja kuidas ettevõtjad võivad teha ka karuteene erinevate nagu tegudega, aga kuna on saanud hästi kättesaadavaks siis inimestele mobiiltelefonid on ju, et vanasti oli võib-olla jah, et see tähtis fotograaf, kes siis tuli ühele sündmusele ja tegi siis paar pilti on ju, et see ei olnud nagu tavainimese maailm, vaid selleks oli täiesti eraldi spetsialist on ju, kes seda ainult teha sai. Tänapäeval meil on kõigil head telefonid taskus. Ma arvan, et meil on telefonid niimoodi, et me isegi ei tea, mis funktsionaalsused ja asjad seal on, et kasutame ainult nagu see Pareto printsiip on 20%, kuigi tegelikult seal on 80% veel võimekust ja ma olen kuulnud, et tehakse ka täiesti nagu täiskvaliteediga filme mobiiliga. Et ma ei tea, milline relv sinu taskus on, kirjuta korraks, et mis telefon sul on taskus, et kuidas sa kasutad seda ka, et kas sa teed sellega videoid, kas sa teed sellega pilte, aga mis on, ja siis võtame juurde ka kujunduse poole, on ju, näiteks Canva. Canva on ka ju hästi lihtne tööriist, mida siis väga paljud saavad teha. Ehk siis visuaalse sisu loomine on tulnud kättesaadavaks nagu kõikidele inimestele, tavainimestele. Aga mis sa näed, mis on sellised peamised vead, mida ettevõtjad ja väikeettevõtjad tavaliselt siis oma visuaalse storytellinguga või fotode, videodega siis lihtsamas keeles teevad? Jah, ma mõtlesin selle küsimusele tükk aega. Ehk siis, et kas seal on mingit lihtsat vastust anda. Aga tegelikult ma jõudsin ikkagi järeldusele, et suurim viga on see, et ei mõelda kogu seda üldpiltile nii-öelda läbi, et kuidas sa tahad siis, et siin maailm tunnetaks. Ja siis, kui ongi, et sa lihtsalt lähtud täna sellest emotsioonist, et lähen Canvasse, mul tähesukka tuju, et ma teen sellise kujunduse ja lähen panen mingi pildi juurde, mis mul on ka lihtsalt nagu hetke emotsiooni pealt tehtud ja siis kokku nad hakkavad nagu sellist vastandlikku signaali andma. Et häda ongi selles, et ma arvan, et väga paljud väikeettevõtjad ei ole lihtsalt selle peale mõelnud, et see visuaalne ühtsus on nagu hästi oluline, et mis aitab nagu meelde jääda ja mõista ka seda, et mis sõnumit sa siis nagu edastad.
et sellepärast tulebki hakata nagu niisugusest brändi loomise A-st ja B-st pihta, enda jaoks kõigepealt selgeks mõelda, mis see on, miks inimesed peaks üldse sind siis nii-öelda fännama või peaks sinu tooteid või teenusi ostma ja kuidas sa tahad, et nad sind tunnetaksid, et siis saad hakata alles mõtlema selle visuaalse poole peale, sest et visuaalne pool on tegelikult siis üks suhtlusviisi nii-öelda täiendus, mis tegelikult peaks sama sõnumit edastama, mis sa nagu sõnaliselt edastad. Ja et siis tervikuna ja see strateegiline mõtlemine, et see alus on ju, et mitte emotsiooni pealt lihtsalt tulistamine. No, ütleme, et sotsiaalmeedias emotsiooni pealt sa võid tulistada siis, kui sa ka postitad storidesse. Aga kui sa postitad kodulehele või seinale või teed reklaami või üleskutseid, et siis seal võiks nagu ikkagi see olla siis niisugune läbimõeldus ja strateegia. Story on niisugune suhtlusviis, nagu sa võib-olla kirjutad kuskile, varasemalt kirjutati neid blogipostitusi, oma mõtteid jagati, siis story on niisugune kiire viis, kus sa lihtsalt jagadki nii-öelda niisugust hetke emotsiooni ja mõtteid ja seal võib-olla siis ei pea nüüd olema vormistatud kõik nii läbimõelduna, vaid see ongi niisugune vahetu ja see annabki niisugust inimlikku külge rohkem siis sellele sinule. Ja ma tahaks kaasata sind ka, kes sa oled vaatama tulnud, et meil on praegu siin 48 inimest. Palun kirjuta siia kommentaari, kas sa lood ise sisu oma ettevõttesse või kas sa lood kuhugi teise ettevõttesse, et kas sa oled sisulooja, kas sa teed videosid, fotosid ja postitad neid. Ja võid juurde lisada, kuidas sul kogemus sellega on endal. Et tore oleks teid ka siin rääkima panna, kaasa rääkima panna kommentaariumis. Ja tegelikult mul tuli praegu täiesti spontaanne mõte. Ma arvan, et me kõikide nende kommenteerijate vahel, sest ma tõesti tahaks elavalt näha, et te hakkate rääkima siin. Loosime välja ühe koolituse, mis algab nüüd tegelikult täna koos Airiga. Ja väga mahukas ja põhjalik 4-tunnine koolitus, kuidas monteerida videosid ja kuidas seda, peamiselt on ju sellest, et kuidas siis nagu mobiiliga filmida, mis on need? Jah, kõik see, et mis aitab nagu just lihtsal viisil sul sotsiaalmeedias videosisu luua, sest et mina ei ole videograaf ja ma ei lähegi nii süviti sellesse, et kinofilmi valmis vändata, vaid et pigem ikkagi kasutada seda nagu suhtlusena ja suhtlus ei tohiks olla liiga keeruline. Nii et täna kell 11 hakkab meil üks koolitus ja kui sa praegu siia kommenteerid, kas sa lood ise sisu ja kuidas sul selle sisu loomisega läheb, mõned mõtted juurde, siis kõikide vahel, kes meil siin täna kommenteerivad, loosime välja 4-tunnise koolituse, kuidas mobiiliga filmida ja kuidas seda monteerida, kasutades siis CapCuti, sest see vist on kõige populaarsem asi on ju. Ja nüüd Musta Reede puhul ma nägin, et CapCutil tuleb hästi hea diil ka, et kellel ei ole seda pro-versiooni, siis Musta Reede puhul on CapCutil päris hea diil. Et nii, et kui sa oled nagu mina ka kusjuures hästi palju olen siiani monteerinud arvutis, kasutades seda Capwingi, mis on hästi hea arvutis monteerimiseks, niisugune AI tööriist. Aga nüüd ma tahan ka rohkem mobiilsemaks minna, et tõesti, et kui ma teen neid klippe, et ma saaks lihtsalt ise mobiilis ka kiirelt kokku panna, aga olen proovinud seda CapCuti ja siis kohati tunnen, et ma tean, et siin on tegelikult mingid asjad ja ma lihtsalt ei tea, kus need nupud on ja pole võtnud ette, et nüüd ma õpin ära ja saan teada ja siis olengi kiirelt saan neid videosid ka monteerida. Aga siis täna Airi sellest räägib koolitusel, et siis teie vahel loosime välja. Ja kui sa ei saa kohale tulla, mis on arusaadav, sest et sul on reede arvatavasti juba planeeritud, siis sa saad järelevaatamise lingi. Nii et kirjutage ja pärast siis loosime välja ühe auhinna saaja, kes saab siis endale selle tasuta koolituse. No ma ei tea, see oli päriselt spontaanne, ma ei planeerinud seda teha, aga mul lihtsalt praegu tuli ja ma tahtsin teid kaasa rääkima panna ja mul on nii äge vaadata, kuidas te jagate oma kogemusi mobiiliga filmimisel, fotode loomisel, sisu loomisel. Ja nüüd jõudsime ära rääkida sellest, et mis on see peamine viga, mida tehakse, et ongi siis läbi mõtlemata strateegia ja siis lihtsalt puusalt tulistamine, mis kokkuvõttes võib anda sellise ebakõlalise signaali ja ei toeta tegelikult seda sinu brändingut, eks ju. Et just, et kui sa ei ole enda jaoks nagu seda kõike läbi mõelnud või seda
just millist kuvandit sa soovid endast siis maha jätta, et ja milliste inimesteni sa soovid jõuda, siis võibki juhtuda see, et sa annad niisuguseid vastandlikke signaale ja kokkuvõttes isegi võib-olla sa saad jälgijaid juurde, aga need ei ole need inimesed, kes aitavad sul siis oma siis äri teha nii-öelda, et kokkuvõttes sa ikkagi otsid mingit kindlat tüüpi inimest, kellele on suunatud see toode või teenus ja sellest lähtuvalt sa siis ka peaksid selle strateegia paika panema, et ja nüüd tuleme korraks selle AI juurde ka, et nüüd AI võimaldab meil luua igasuguseid vingeid asju, millest me võime täiesti vaimustusse minna ise, aga jälle küsimus on, et kas see kõnetab ka meie sihtrühma, aga mis sina üldiselt arvad nagu sellest AI loodud sisust? Kohati väga ilus ja põnev, aga jällegi, et kas see nagu toetab sinu siis brändi kuvandit, et kindlasti on brände, kelle kuvandit see toetab, aga see ei ole niisugune valem, et see nüüd kõigile annab siis mingi võluvitsa, et mis siit aitab, et kui sul on ikkagi näiteks isikubränd hästi sinu, siis kui inimese põhine niisugune inimliku külje näitamine ja kui sa nagu lähed selle hullusega väga kaasa, siis kas siis need tekstid, mis sa koostad, ei ole enam sinu näolised, sest paratamatult kaob seal natuke see inimlik touch ära, on ju. Ja samamoodi tegelikult ka piltidega, et siiamaani näeme küll niisuguseid videosid võib-olla tõesti, mille me vahet ei tee, aga samas videoid ja pilte siis, aga samas mingi tuntav joon on, me ei oska see, tegelikult väga paljud me niisuguse sisu me tunneme ära. Kas on siis pildi selle videosisu või on ta tekstisisu, siis ma arvan, et meil on kõigil tekkinud see niisugune nagu 7. meel, mille järgi me saame aru, et see on nii AI ja isegi võib-olla kui ei ole, aga siis me võib-olla võtame üle selle nagu eeskuju, on ju, et hakkame ka päriselus midagi sarnast looma. Et siin me jõudsime ka omavahelises vestlustes nende trendidega kaasaminek, et brändingu puhul alati hoiatatakse sellest, et trendidega kaasaminek võib siis kaotada sinu enda näo, et mis on tegelikult brändi puhul hästi oluline. Et kuidas siis säilitada siis see, mis sa oled siis loonud oma selle ettevõtte, oled loonud oma brändi ja soovid siis kuidagi inimesi siis seeläbi siis leida. Ja nüüd, kui sa lähed iga selle uue trendiga, et olgu see AI või siis ka need Instagramis, TikTokis valitsevad trendid, siis võib juhtuda see, et sa hakkad niisugused väga vastandlikke signaale andma ja sul kaob ära see nii-öelda oma nägu. Jah, sest ega me elame konkurentsi tihedas maailmas, on ju, et üks vale liigutus ja inimesed lahkuvad, on ju, et hästi palju on ju ka selliseid väärtushinnangutel põhinevaid otsuseid, et palju praegu meedias ka kõmu tekitab see, mida Veidemann on ju välja on öelnud ja kuidas see on arutelusid tekitanud, et kui ohtlik ja libedal jääl me mõnes mõttes käime on ju brändiga, et tõesti nagu see arusaamine, kes on sinu sihtrühm ja mis on tema väärtushinnangud ja mis teda kõnetab ja mis teda häirib ja nii edasi on ju nagu ülimalt oluline, sest et lihtsalt ühel hetkel sa mõtled, fun, võib-olla võtad veel paar õlut, mõne klaasi veini õhtul on ju, vaatad AI-ga, oi kui ägedaid asju saab luua, on ju, postitad enda kontole ja sul on võib-olla pooled kliendid läinud on ju selle peale. Jah, et tegelikult väga lihtne on endale võib-olla kahju ka teha ja tõesti, et selles ma olen nõus. Ja mulle väga meeldis see, mis sa ütlesid ka enne, et see AI väsimus, et kirjutage, kuidas teil AI sisuga on kõikide kommenteerijate vahel, ükskõik mis küsimusele sa varem vastad siin kommentaaris, me loosime välja siis selle koolituse, et kuidas sinul AI-ga sisuga on, väga huvitav oleks lugeda, kas sulle meeldib, mis mõtted sul tekivad, kui sa näed seda AI sisu, mis sina arvad AI sisust ise nähes seda, minul on praktiliselt, ma arvan, et iga 5. postitus on mingi AI, ma arvan, et tegelikult iga postitus on juba natukene AI on ju tekstide loome ja nii edasi. Ja minul isiklikult nagu tekib vastumeelsus, jah. Et ma nagu tahan näha, et inimesed päriselt on seal sees ja see hing on sinna sisse puhutud. Aga kuidas sinul AI sisuloomega on, kirjuta ja siis loosime välja kõikide vahel selle koolituse ka.
et tore on lugeda siin, inimesed peamiselt nagu tundub, et ikkagi kasutavad ise ja teevad ise seda sisu, mis ongi ju selline tüüpiline asi, on ju, et tihti eriti persoonibrändide puhul on ka see, et võib-olla ei leita sellist partnerit endale, kes oskaks luua seda, mida sa tahad näha. Ehk siis nagu inimesed, ettevõtjad ise loovad seda sisu päris palju. Kas mõned asjad on veel, mida sa tooksid nõuandeks nagu ettevõtjatele, et kuidas seda visuaalset sisu siis luua nii, et see tõesti kõnetab sihtrühma, täna ka on eristumine väga oluline, on ju, sest et seda sisu on juba nii palju. No ütleme ka, ma mõtlesin just, et visuaalse sisu puhul, et see on nagu niisugune üldmõiste, et pildid, videod, graafika või siis kujundus, et kuidas seda luua ja kõike. Hommikune häälemure. Et piltide ja videode puhul ma arvan, et oluline ikkagi oleks natukene võtta endale aega ja teha selgeks niisugused baasteadmised. Seepärast, et pilte nii-öelda kõnelema panna või videosid informatiivsemaks ja emotsiooni rohkem sinna sisse panna, siis tegelikult väga suur osa on siis, mille peale millegipärast ei kiputa mõtlema, võib-olla seepärast, et meil telefon taskus on ja seda kõike nii lihtne luua, et me unustame ära, et tegelikult fotograafia ja samas teemal siis baseeruv siis video ja filmimaailm põhineb ju loomingulistel elementidel ehk siis kompositsioon, kadreering ja suurim osa, mida mina võib-olla siis näengi, on see, et niisuguse nõrga kompositsiooni loomingulise sisuga pildid, videod, need jätavad ebaprofessionaalse mulje, mida ettevõte võib-olla ei saaks endale niivõrd lubada, sest et me tahame ikkagi tekitada usaldust ja kvaliteeditunnet. Ehk siis see on kindlasti üks pool, millesse võiks siis natukene süveneda. Ja teine teema on muidugi ka tehnilise seadme kasutamine. Ehk siis telefonist meil küll teevad kõik ära ühe nupu vajutusega ja ma küsin tihti oma koolitustel, et ma teen selliseid tellimus- ja grupikoolitusi, kus on palju rahvast koos, et kui paljud või kuidas inimesed siis pildistavad või teevad videod siis oma telefoniga, siis vastus on enamasti see, et võtan telefoni, avan siis selle kaamera äpi ja siis mul tuleb fotoprogramm ette sinna, kui ma pildistan ja siis vajutan. Vahest ka fokusseerin nii-öelda, et vajutan see ja see on kõik, mis enamus inimesi teevad. Ja, nii on. ja videomaailmas siis sama lugu. Aga tegelikult on seal niisugused kuidas öelda, automaatikad, mis sul selle pildi teevad, aga nad tihtipeale ei mõista võib-olla niisuguseid erinevaid valgusolusid. Ehk siis mida ma olen siis nagu visuaalse pildi vaatlemise käigus siis sotsiaalmeedias tähele pannud ja ise ka postitustest, et enamus reaktsioone saavad pildid, kus näiteks on valgusemotsioon, on see siis hommikuvalgus või õhtuvalgus või küünlavalgus või lambivalgus, aga automaatika ei suuda seda jäädvustada. Aga siis põhimõtteliselt mobiilil on olemas need võimalused, et sa saad ise seadistada nii, et ta saaks küll kätte. Vau, kui äge. Kas see on raske? Ei ole, see on mega lihtne. Et tegelikult ma võin isegi selle avaldada, see ei ole see nagu suur saladus, isegi kui te kuskil, ma arvan, guugeldades või AI-le selle sisse söödates, te saate selle vastuse. See on see, et enamus juhtudel, kus on niisugused valguse nüansid, kipub automaatika siis kaadrid üle valgustama ja kui meil kaovad ära varjud, siis meil kaob ka pildis ära valgus. Ehk siis sa pead sekkuma sellesse, et seda valgust automaatselt siis ehk käsitsi, mitte automaatselt, vaid vastupidi, manuaalselt sättida, et käsitsi sättida. Et seal võivad tulla mingid nüansid, et mõned telefonid on sellised, et sa sätid küll, aga teed pildi ära ja ikka ta teeb sul valgeks. Et siis tuleb seal veel vaadata sul nii-öelda üldseadete alt, et mis parameetrid sul seal nagu sätitud on, et mis ei hakka siis rikkuma siis sinu niisuguseid manuaalseid käsklusi. Aga kas mobiiliga saab siis teha nii sama professionaalseid fotosid ja videosid nagu tavalise või ütleme nagu professionaalsete kaameratega? Täna saab, jah. Vau, aga me lihtsalt ei oska. Jaa,
et see on, ma arvan, et just suurim emotsioon, mida ma vaatan oma siis koolitustel või töötubadel, on see, et kui ma näitan, kuidas stuudios portreed pildistada. No siis me oleme nagu, kuidas öelda, siis endale välistanud võib-olla selle, et ma saaksin nagu stuudio kvaliteediga portree enda telefoniga luua. See on võimalik, jah. Sest seal on teine asi, mis on valgus, on see, mis loob selle pildi. Ja kui sa nagu teadlikult oskad valgust sättida, et seda ma oma töötubadel tegelikult vaatan. Ja see, kui inimesed teevad selle pildi oma telefoniga minu juhendamiste järgi ja siis nad vaatavad, ei ole võimalik, et see on nii äge, on. Et sihuke klassikaline tumeda taustaga portree, mida nagu automaatika ei suuda pildistada, aga siis ongi see sihuke teadlik sekkumine, siis annab selle tulemuse. Nii et kompositsioon, valgus, on ju, kompositsiooni osas ma võin oma kogemuse jagada, et mul ka mees on fotograaf, ta ei ole nagu õppinud kuskil, aga selles mõttes, et kunagi ta on kunstnikuna sündinud, siis ta oskab näha seda isegi ilma õpetamata. Ja minul võttis tükk aega aru saadamist, et mis tähendab kompositsioon, et tüüpiline asi, mida ma näen ka sünnipäeva piltid, et kuskilt inimesed on kuskil all väiksed, siis on suur lagi, on ju. Et nagu nüüd ma tänu Kristjanile, kes mind on kogu aeg pidevalt korrigeerinud ja näidanud, et kui sa pildistad näiteks niimoodi, et tõesti see kompatunnetus on ju, et seda ei ole antud kõigile inimestele ja seda peab vahepeal õppima. Mina näiteks pidin seda õppima ja nüüd ma tänu Kristjanile enam-vähem nagu saan aru, mida see tähendab. Just, et see märkus, et see on nagu õpitav kunst, et osa inimesed ütlevad, et mul ei ole seda silma antud, siis tegelikult seda kõike on võimalik õppida ja eneses harjutada, et seda kõike märkama ja kasutama. Ehk siis ma arvan, et selle taha kindlasti ei jää, et ma ei ole nagu fotograafiks sündinud või ma ei ole loomeinimene. Ma arvan, kõigil on see võimalik ära õppida, et siin ei ole üldse nagu probleemi. Mis on veel? Valgus, mida saab siis automaatselt telefonis sättida niimoodi, et see ongi nagu mõjub professionaalne foto, kompositsioon, mis on siis õpitav, seal on ka kindlasti mingid reeglid on ju, sellised, mida lihtsalt pead jälgima. No ma tean, mina mäletan ühte reeglit, mida Kristjan ütles, et sinna poole, kuhu inimene vaatab, jätta tühja ruumi. Et mitte vastupidi, et sa surud inimese kuhugi vastu seina on ju vaatama. Jaa, et see kõigil on telefonis sees enamasti juba siis, kui ta ekraani üles tõstab siuksed jooned, ruudustik. See on tegelikult kompositsiooni reegel. Selle peab sisse lülitama kuskilt? Osadel tuleb lülitada, osadel automaatselt, ja see ruudustik on tegelikult üks kõige tähtsamaid kompositsiooni reegleid. See on kolmandiku reegel. Võite guugeldada, vaadata, mis selle alt leiate, tuleb hästi palju vasteid. Aga jah, täpselt see, mida sa kirjeldasid, et tavaliselt ei asetata siis oluliste objekti ega subjekti siis kaadri keskele, vaid siis kolmandiku joone peale ja siis õhku antakse siis nii-öelda keha suunas või siis vaatamise suunas. Ja sellega juba muutub sisu palju paremaks, et kui tihtipeale mõeldakse just seda kolmandiku reeglit sees võtmes, et et see on tasakaal ja siis nagu kõik asjad loksuvad paika, siis tegelikult see kolmandiku reeglil on niisugune hästi oluline roll ka loo jutustamise võtmes. Et mina nimetan seda kolmandiku reegli kompositsiooni võtet niisuguseks storytelling komponeerimiseks ehk siis loo jutustavaks pildistamiseks. Ja kui me vaatame kõiki neid vanu ikoonilisi pilte, mis on siin ajaloos tehtud, siis märkate nende sisukate piltide puhul väga tihti just keskmes olevat seda kolmandiku reeglit. Väga kihvt. Ja et kui tuleb see teadmine, siis hakkad ka märkama. Nii et kompositsioon, valgus, kas veel midagi? Kompositsioon, valgus, aga üldiselt oma seadme tundmine ja ka fotograafilised teadmised, mis situatsioonides me ei saagi head pilti, aitab sul vältida selliseid situatsiooni. Et kuna pildi aluseks on ju valgus, nagu valgus mitte ainult selle emotsiooni mõttes, vaid ka pildi kvaliteedi mõttes. Ja kui me üritame kehvades või niisugustes kasinates valgustingimustes luua kvaliteetset videot või fotot, siis paraku see ei ole võimalik ja see teadmine aitab sul seda olukorda siis juba teistmoodi näha ja vältida niisuguseid situatsioone. Aga tihti inimesed süüdistavad oma telefoni või seadet selles, mitte selles, et paraku fotograafiat
isegi no ütleme, profikaameratega ei ole see võimalik, et miks fotograafidel on välgud näiteks või videograafidel on lisavalgused. Isegi profikaamerad ei suuda, et me ei saa oodata, et telefon siis suudaks teha seda, mida ei suuda siis professionaalne tehnika teha. Kui suur roll, räägime veel kiirelt ka monteerimisest, et kui suur roll on nagu monteerimisel, kui me mõtleme, et me tahame teha näiteks fotot ei saagi monteerida. Seal on töötlus siis, jah. Töötlus, jah. Okei, võtame siis töötlus ja montaaž nagu üheks asjaks kokku. Et kui võtame ühe foto ja võtame ühe video, siis kui suur töö või roll peaks olema montaažil ja kuidas see jaguneb nagu või? Foto puhul ma ütlen, et tihtipeale ei peagi see väga suur roll olema, sest et kui see oleneb nüüd natuke ka sellest, et kuidas oma pildikeele oled siis enda jaoks sõnastanud ja et kas sa vajad sinna mingeid filtreid või mitte, kas sa vajad seal mingit kõrvaliste asjade eemaldamist või mitte, et see on nüüd siis ka tegelikult brändingu otsus, et millist sisu sa piltidega edasi annad või millist pilti sa soovid siis luua. Aga kui ma nüüd võtan video, siis seal on, ma arvan, kindlasti suur roll montaažile, sellepärast et sa ei saa nagu, no ma arvan, mitte keegi ei viitsiks vaadata neid ühe kaadri videosid. Ja kui me vaatame, mis sotsiaalmeedias toimub, siis see on see pliks-plaks, ja kõik kaadrid kogu aeg vahetavad ja seda me saame ainult luua siis, kui me teadlikult filmime ja hiljem need tükid siis kokku paneme. Ja jällegi, et montaaž ei ole ka ju raske, on ju, et just nimelt see CapCuti osa, et kuna see on võimalus, et vanasti olid need Adobed, on ju, mis oli niimoodi, et mul läks peakirjuks, kui palju nuppe seal on. Ja need telefoni äppides olevad töötlusprogrammid on tegelikult oma olemuselt hästi lihtsad, et ma võtan seal CapCuti lahti oma seal arvutis, siis jookseb mul ka natuke juhe kokku, aga kuna ma olen ka kunagi Adobe ühel videokoolitusel käinud, siis mul see loogika nagu on selge, et ma oskan seal nagu ka sellega hakkama saada, aga need visuaalselt näevad täiesti erinevad välja ja eks ta olegi tehtud nii, et kõik need ka sotsiaalmeediakanali sisesed siis või platvormi sisesed. Nagu Triin ütleb, et teeb Instagramis kohe videod valmis, on ju. Need on kõik ühe põhimõtetega, et selles mõttes, kui sa ühes nagu selgeks saad, siis ei ole absoluutselt probleemi teistes samamoodi toimetada. Kaua sinul endal läheb Reelsi kokkupanemine aega võtab? Sa kasutad CapCuti või? Kuidas kunagi, et ma teen, kui on niisugused, tahadki nagu mõnda trendika, ma ei tea, trendi siis ära kasutada ja luua siis samasuguse video, siis ma kasutan pigem seda keskkonda. Sest et just juba muusikavalik. Nagu Instagram ja sa mõtled niimoodi? Jah, et Instagrami ennast. Ja kui mul on ikkagi nagu lihtsalt niisugune video, mida ma siis tahan kas mingit sisu jagada, et ma teen siin tihtipeale üritustes niisuguseid lühikokkuvõtteid, et siis ma kasutan CapCuti. Ja hiljem võib juhtuda, et ma panen lihtsalt keskkonnas selle heli taha, aga nüüd vist mulle tundub või ma ei tea, minu äpis on see, et Instagram on nende helivalikuid nagu piiranud. Ja nad, mis sellega võib juhtuda ka see, et kui sa seal keskkonnas võtad selle tasuta heli, siis võib üks hetk juhtuda see, et sul on ilma helita video seal ja see kohe kindlasti ei toimi nagu. Et selles mõttes võib-olla väljaspoolt juba see heli külge panna on nagu mõistlikum. Mul läks nagu see küsimuse algusmeelest. Et kaua see aega võtab? Kaua see aega. Ja, sest mõni mõtleb, paneme Reelsi kokku, teeme seda, on ju. Ja, see võib olla nagu mõne minuti küsimus, aga see võib olla mitme tunni küsimus. Okay. Et see oleneb olukorrast, et kuna on olemas niisugused valmis põhjad, siis sellise video kokkupanemine võtab tõesti paar minutit ainult. Et CapCutis on hästi palju neid valmis kellegi poolt siis loodud põhjasid, väga erinevaid teemasid, erineva niisuguse visuaalse keelega, et siis kui kõige rohkem aega võtab selle põhja otsimine. Ja kui sa selle juba leiad, siis sa lihtsalt loobid enda videod sinna üles ja siis ta on valmis põhimõtteliselt. Väga lahe. No nii, aga hakkabki meie õppimast lõppuma ja nüüd me teeme selle lubatud loosimise ja teeme selle kohe ära siin praegu.
ja teeme niimoodi ja tuletan meelde, mis me loosime, sest meil siin osad inimesed tulevad ja lähevad laivi vaatama. Loosime välja siis ühe koolituse, mis meil täna hakkab pihta. Ma panen lingi ka siia chati, et saad uudistada seda. See on siis Airiga koos selline mobiiliga filmimise koolitus, kus siis Airi siis räägibki kõigepealt tõenäoliselt, räägi natuke korraks, mis sa seal koolitusel teed? Ma ei hakka sinu eest rääkima. Ja ma räägin tegelikult ka selle, millest ma siis vihjasin, et kõigepealt oleks vaja see nii-öelda vundament laduda, et sissejuhatusele, et millele peaks keskenduma üks ettevõte, et luua siis ühtset niisugust visuaalset keelt siis endal erinevates kanalites. Ja siis me vaatame erinevaid näiteid, vaatame kompositsiooni teemat kindlasti ja vaatame ka siis neid tehnilisi nüansse, et mis siis filmimise puhul olulised on, et kuidas neid kaadreid siis nii-öelda üles võtta, millega tuleks arvestada ja siis lõpetuseks siis püüame siis CapCutis vaadata üle nii-öelda see kiire variandi ja siis selle pikema variandi ka. Ehk siis baasalused on ju kompositsioonist, valgusest, enda brändi keelest, kuidas läbi mõtestada ja teha siis sellised otsused ja siis jagad Zoomi kaudu ka oma telefoni, on ju, kus sa siis näitad reaalselt, kuidas telefonis siis see CapCut töötab. Püüame sellega hakkama saada. Ja, küll me saame hakkama. Ja, aga siis õnnelik võitja täna ja teeme niimoodi, pane silmad kinni ja ütle mulle lihtsalt stopp. Ma lähen siit kõigepealt täiesti ülesse siit kommentaariumis. Ma vaatan, et ma saaks kõik kätte ilusti need kommentaarid. Nii ülevaade. Nii, ma vaatan korraks, kas ma saan niimoodi. Jah, nii. Ja nüüd siis ütle mingi hetk stopp, on ju. Stopp. Nii. Karmen Lillepea. Palju õnne. Palju õnne. Jah. Sina võitsid selle koolituse, mille lingi me siia panime, mobiilvideoga filmimise koolitus ja sina saad siis, kui sa ei saa täna kohal olla kella 11 kella 2 kestab see koolitus, siis sa saad seda järele vaadata ja teistele ka, kui sulle pakub see koolitus huvi, sa saad veel praegu liituda vabalt, et kui sa nüüd soetad selle koolituse, siis tuleb sulle kinnituskiri ja sa jõuad veel ilusti Zoomi hüpata. Aga kui sa tahad osaleda, aga sa ei saa täna reaalajas päriselt kohal olla, tahaksid seda salvestust saada, tahaksid või? Siis kirjuta lihtsalt siia kommentaariumisse, et ma tahan salvestust ja ma saadan sulle eripakkumise selle kohta. Nii et anna märku lihtsalt. Võid ka kirjutada info@veebikool.ee või siia sama kommentaariumisse alla, et tahan salvestust ja siis sa saad selle salvestuse. Aga Karmen, sulle siis saadame Zoomi lingi ja kell 11 siis näeme seal koolitusel ja teistega ka, kes tahavad veel liituda, siis saab veel peale pardale hüpata, et omandada need oskused, mis aitavad sul siis mobiiliga filmida ja ka monteerida. Jah. Nii et aitäh kõigile, toredat reedet, toredat laupäeva, pühapäeva ja näeme jälle järgmisel reedel. Aitäh!